Mis on su top 10 toitu? No see on kindlasti üks lemmikutest küll. Et sellisena mäletan mina Ratatouille'd ei kuskilt filmist, vaid enda elust. Kehas toimub mingi reaktsioon, nagu ma oleksin tagasi kodus. Täna me valmistame minu kõige lemmikumat rooga lapsepõlvest, mille autoriks on loomulikult minu kallis emps. Tervist! Minul tuli see retsept juba enne seda Ratatouille filmi, kunagi kui elasime Prantsusmaal. Sõbranna seda tegi ja siis ma küsisin, mis see on, siis ta ütles Ratatouille. Ja alles siis hiljem tuli see multikas, mida te vaatama hakkasite. See olen mina. On ilmne, et pean oma elus üht-teist ümber mõtlema. Nüüd hakkame praadima. Siis sibul ja küüslauk. Kui sibul ja küüslauk on praetud, siis lisame kanafileetükid. Siis paneme kanale Marokko stiilist spice'i, aga muidu võib kasutada tavalist, ma ei tea, broileri maitsenet või? Soola, pipar. Mina vahel isegi lisan kuivatatud pilli ka, raputan siia. Kerge siuke kuldpruun jume, siis võib juba hakata juurvilju ehk paprikat siis praegu lisama. Kui paprika on natukene pehmemaks praadinud, siis paneme kaane peale ja 5 minutiks, et tõmbaks võimalikult pehmeks ja siis lisame ülejäänud juurviljad. Kui kodus on pehmemad tomatid, siis kindlasti jätta tomatid kõige lõppu. Et nad ei läheks liiga pudiks. Just. Meie siis lisame täna mett või siis võib agaavisiirupit, suhkrut, kellel mida kodus on. Ja siis kõige lõpetuseks hakime sisse värsket petersel ja killi ja põhimõtteliselt ta valmis ongi. Tomatid on siin mõnusalt andnud mahlasust koos selle suvikõrvitsega, selle vedelikuga. See on maru hea. Aleks oli väike, siis see ikka niimoodi, et tegi siia keskele väikse avause ja siis pani selle Ratatouille sinna peale. Väike auk keskele ja nüüd meie mõnus kodune mahlane Ratatouille. Maitseb küll ikka. Pehme tomat, pehme suvikõrvis. Ma iga kord lükkasin 2 portsi seda, ma arvan praegu ka. Näeme järgmises videos. Tšau! Tšau!